Nii, mul on siin olemas tervelt üle 10 päeva juba käes R3 ja olen sellega nii-öelda siin Tokyos ja nüüd ka siis Sapporos pildistanud päris korralikult, et selles suhtes on see R3 nagu väga täiesti toimiv kaamera. Kuule, see on R6, jah? Sorry, R6, vabandust. R3 on siin. Siin ta ongi. Et tegemist on siis üks testikaameraga ja siin mul tundub, et ei ole kõik asjad päris peal nii, nagu ta võiks olla, et viewfinderist läbivaatamine on selline natukene nagu selline kehvem kui isegi sellel R6-l ja pildi suurus ka võib olla tegelikult teine, et see 24 megapikselit, mis siin tundub olevat, ei pruugi olla päris õige, et tundub, et tal on tegelikult suurem sensor, et ta on nagu maha keeratud. Ja siin on ka veel mõningaid asju nii-öelda lihtsalt maha võetud, et ei tuleks nagu päris välja, aga mis siin peal on, õiged asjad on olemas sellel viewfinderil see silma tracking, mis sinu silma nii-öelda iirise järgi vaatab täpselt sinna, kuhu sa soovid. Et see toimib ülimalt hästi, ütleme võib-olla spordis, kus on nagu palju nagu sportlased nagu korvpall kuskil sigrivad ringi, seal võib-olla on natukene raske sellega teha, aga muidu tal on nagu see hästi nii-öelda võtab nagu täpselt seda inimest või seda punkti, mida sa soovid. Ja nad on toonud ka siia veel näiteks sellise asja peale nagu objekti tracking. Sa võtad nii-öelda objekti ja siis ta nii-öelda hoiab seda paigas nii-öelda, et võid liigutada ükskõik kuhu tahad, siis sinine ruudukene paistab ilusasti paigas ja hoiab ilusasti kõike nii-öelda seda igal pool kaadris, et seda on nagu jooksus, korvpallis, ükskõik kus sa kasutad seda, et ta hoiab ilusasti inimest paigas. Esimene äiekord, kui ma nii-öelda sellest proovisin, oli Rasmus Mägi jooksis ja Rasmus Mäel oli ilusasti hoidis ta isegi fookus siis, kui 2-3 inimest käisid tal eest mööda ja ta jättis ikkagi nagu Rasmuse meelde, et isegi kui keegi ette tuli, ei läinud see fookus minema. Siis tal on sellised kihvtid asjad, et ta on mõeldud ka nagu elektroonilise katikuga ja mis siin nagu lahedat on see, et on töödud voluumnupp välja, mis teeb nagu kõvemat häält ja vaiksemalt häält. Et ta töötabki nagu elektroonilise katikuga ja Canon nii-öelda soovitas ka mul teha rohkem elektroonilise katiku kui mehaanilisega ja see mehaaniline katik tegelikult teeb ainult 12 pilti sekundis hetkel, et ta ei olegi veel tulnud välja 30 kaadriga. Siis videot ma ei ole väga kasutanud, aga nii palju kui ma vaatasin siin, siis ka video nii-öelda funktsioonid on viidud tal alla, et tal on tegelikult väga vähe neid variante, et ütleme praktiliselt mingi 9 varianti, mis sa saad kasutada, 2 erinevat 4K resolutsiooni ja 1 Full HD ja siis on nii-öelda 25 ja 50 freimi sekundis ja erinevad kompaktsused ka veel nii-öelda videopildile, et ideeliselt nagu see, mis vaja, aga tundub, et siia tuleb veel midagi juurde, et ta on selline poolik. Ja öösel nagu korra ma proovisin filmida sellega, filmis päris hästi, et öösel pimedast suutis nii-öelda ilusasti kõik välja joonistada ja selles suhtes on ta, ütleme, üks parimaid kaameraid, millega ma öösel olen filminud. Siis pildistamiselt on olnud veel see, et peale minu on veel seda testinud ka siis Andres Putin, kes juba pikalt nii-öelda sellega pildistas ja Tairo Lutter ka Postimehest. Et Andresele see kaamera nagu väga meeldis, Tairo ei julgenud seda kasutada vahepeal lihtsalt sellepärast, et tal on kindel oma nii-öelda kaameraga tööd teha, ehk siis 1DX Mark 3-ga. Ja siin on ta nagu peegelkaamerat tulla üles siis sellele ilma peeglite kaamerale on natukene teistsugune, et kes ei ole harjunud veel peegelkaamera või kes on harjunud peegelkaameraga, on natukene keerukas sellega toimetada. Aga jään huviga ootama, mis ta lõpuks välja tuleb tegelikult, et kui need asjad siia kõik nagu peale lähevad, mis tal olema peaks, siis tundub, et tuleb nagu väga hea kaamera, et see fokusseerimissüsteem, mis meile tegelikult testid anti siia olümpial, siis see on nagu väga hea olnud, et ta isegi töötab teravamalt ja paremini, kui on kas või see R6 või mul nii-öelda 1DX Mark 2. Et selle fokusseerimine on tegelikult juba järgmine tase. Aga
jah, ja seda videot te näete alles siis, kui see avalikuks tuleb, et palju siis asju tegelikult nii-öelda tõele vastas, et noh, siin hetkel on 24 megapikslit tal pandud see kaamera, aga kus tal see oli, nii. Aga tegelikult ma kardan, et tal on siin olemas veel mingisugused asjad, et ta ei pruugi päris tõele vastata, et need numbrid võivad siin muutuda, et ma ei ole näinud ühtegi kaamerat, millel on 6000 korda 4000, et tavaliselt on ikkagi mingisugune väike number siin taga, et nii ümmargusi numbreid ma ei ole veel näinud, et seega ma kardan, et on mingi teise sensoriga tegemist, et see on lihtsalt piiratud. Aga ülimalt hea kaamera ja ma arvan, et saate seda hiljuti ka proovida, kui see nii-öelda lõpuks müüki tuleb.